salm 1 ütleb ühe väga olulise tõe ja ütleb seda, et kui puu on istutatud veeojade äärde, siis ta annab vilja omal ajal. Ja vahepeal on ka üks hea aeg, et lehed ei närtsi, nii et puuga on igal juhul hästi, kui ta on veeojade ääres. Ja et kõik, mis ta teeb, see läheb korda. Mattiuse evangeeliumi 21. peatükis on see tähendamise sõna viinamäest. Ja seal on üks see mõte, millele juhin ka tähelepanu, see on tänase jutlusega nagu seotud mõte, 34 salm 21. peatükist, kui saagiaeg lähenes, läkitas ta oma sulaseid rentike juurde vilju vastu võtma. Ja edasi on see tähendamissõna, räägib, et isand otsib seda vilja, kui vilja ei leia, siis ta annab nende kätte selle viinamäe, kelle käest vilja saab. Ja kui saagiaeg lähenes, puu annab vilja omal ajal. Ja kolmas mõte, võtan Johannese evangeeliumi 4. peatükist, kui Jeesus on seal Samaaria naisega jutud ära rääkinud, siis pärast seda, kui jüngrid tulevad ja kui issand ütleb siis nendele oma jüngritele nii, et 34 salm, et Jeesus ütles neile, minu roog on see, et ma teen selle tahtmist, kes mu on läkitanud ja lõpetan tema töö. Eks te ise ütle, et veel on 4 kuud ja siis tuleb lõikus. Vaata, mina ütlen teile, tõstke silmad ja vaadake põlde, need on juba valged lõikuseks. Nüüd saab lõikaja palka ja kogub vilja igaveseks eluks, et nii hästi külvaja kui lõikaja ühtlasi saaksid rõõmustada. Jah, siin on tõsi see ütlus. Üks on, kes külvab ja teine, kes lõikab. Mina olen teid läkitanud lõikama seda, mille kallal teie pole vaeva näinud. Teised on vaeva näinud ja teie olete tulnud nende vaeva vilja lõikama. Ja seal edasi juhtub see tegelikult, et väga palju samaarlasi tuleb Jumala juurde, võtavad Jeesuse kui issanda vastu. Ja sellepärast, kallid, täna on selline teema minul, ma ütlen nagu sellise hilisema mõtte, kuhu ma jõuan. See on, ma lähen täna tegelikult Egiptusest väljatuleku juurde ja seda sellises mõttes, et jõudis kätte üks selline aeg, kui see oli küps, et see rahvas sealt tuleb Egiptusest välja. Ja see küpsemine, ütleme, rahva kasv ja küpsemine käis seal 400 aastat, veel 430, kui nad sealt välja tulid. Ja sellepärast vaata seda aega, millal miski asi on nagu küps, seda üksnes issand teab. Nüüd, ütleme, et meie elame praegu sellises ajas, ütleme, kus tegelikult me näiteks teatud võib-olla selliseid puuvilju ja võib-olla köögivilju just rohkem ja sööme aastaringselt. Mida kasvatatakse? Kasvuhoonetes kasvatatakse kuskil võib-olla osad puhta lahuse sees kuskil ja kunstlik valgus ja eks nende viljadega nüüd natuke see teine lugu, et nendel ei ole seda maitset, nendel ei ole seda lõhna ja nendel ei ole sageli ei ole ka seemneid seal sees. Ütleme, et väga palju teistmoodi on need. Ütleme, et välimus on enam-vähem üks, et nagu selline, et poodi lähed, et siis vaatad, et nagu olekski. Ja isegi võiks ütelda, et see koostis on küllaltki küsitav, et mida me siis sellel hetkel seal sööme, ma ei lasku rohkem sinna, vaid ütlen sedasi, et vaata, Jumala jaoks on alati üks asi muutmatult nii, et saagil on õige aeg. Meie võime teha oma ponnistustega ja teatud määral saavutada midagi ja ega las inimesed seda teevad ja nii paraku see on, aga ma mõtlen eriti nüüd, et vaimulikus elus me sellist kunstlikku värki ei tohi teha. Meil peab olema ikkagi see saagiaeg, mida issand on ette näinud, et millal Jumal on midagi plaaninud, las sünnivad asjad siis ja et need ei oleks nagu meie oma niisugused ponnistused ja pingutused, et me igal juhul püüame midagi saavutada ja seda võib-olla vahest nagu võiks ütelda samamoodi siis nagu aastaringselt. Kui meil sellised pingutused on, siis on niimoodi, teate, kes kiirelt appi tuleb. Appi tuleb vaenlane ja sellepärast, et tema on kiirete lahenduste mees, tema tuleb ja pakub sedasi, et tule teeme kähku ära, kummarda ainult minu ette ja küll kõik hakkab minema. Mis siis, et vili ei tule selle hea lõhnaga, sellepärast, et põhimõtteliselt on ju see nõnda, et me peame kandma tegelikult Kristuse head lõhna. No nii, nusuta, mis lõhn sul on. Sellepärast, et vaata, küsimus on nagu selles, et issand tahab tegelikult, et me kannaksime tema head lõhna siin selles maailmas. Ja sellepärast on see nii, et aga
see saab olla ainult siis, kui me oleme Kristusega koos. ja sellepärast, nagu Jakobus, Jeesuse vend, ütleb sedasi, et vilja tuleb oodata kannatlikkusega. nüüd mina ei oska ütelda seda, millele Jeesus viitas ja ütles, kui ta ütleb seal Samaaria külas olles, ütleb sedasi, et te olete tulnud seda vilja lõikama, mida teised on nagu külvanud ja korraldanud ja teie tulete seda vaevavilja lõikama. Et kes oli seda tööd teinud, kuidas oli see asi, ei oska mina sellele mingisugust seletust praegusel hetkel anda, lihtsalt seda mul ei ole, aga ma usun seda täiesti selgesti, et Jeesus nägi seda põhjust, mis põhjustas, et sellel hetkel tegelikult see Samaaria rahvas oli nii valmis tegelikult Jeesust vastu võtma. Seal oli eeltöö olemas, see ei olnud esimene kohtumine, sest me näeme isegi see Samaaria naine, kes siis Jeesusega vestleb, kuidas ta räägib palvetamisest, kuidas ta arutab nende asjade üle, tähendab, et seal ei olnud nagu selline ükskõikne rahvas, vaid nad olid tegelemas nende teemadega. Ja nüüd lihtsalt temal oli see esimene eesõigus, et tema sai issandaga kokku ja rääkis temaga seal ja siis läheb ja kuulutab seal külas ja põhimõtteliselt sünnib see suur tegelikult selline ärkamine, mis sellel hetkel seal juhtus. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et need asjad sünnivad ja seal ongi, et üks teeb ja teine lõikab ja sellepärast on see niimoodi, et aga lõikaja on ju ikkagi ägedam olla. Valmis vilja koguda on ju igavesti vahva. Aga ja sellepärast, kallid, nii see on, et täna tahaks lihtsalt nagu seda soovida, et me oleksime kõigega nõus. Et oleksime nõus ka sellega, kui me tegelikult külvama peame. Sest et ütleme, külvamise koha pealt on ju, kuidas sõnast loeme sedasi, et külvimees läheb nuttes. Et sul ei ole mitte kui midagi, võib-olla on ilm on kehv ja kõik on kehv aga sa muudkui külvad ja lähed, eks, et hoolimata nagu kõigest sellest ja mõtled, et peaasi, et see külv langeks ja et linnud seda kohe seda ära ei sööks ja siis usus nagu vaatad seda, et kas sealt tuleb. Jeesuse vend, eks Jakobus ütleski, et põllumees ootab kannatlikkusega, ootab vilja. Sellepärast, kallid, vilji tuleb omal ajal ja see ei ole kogu aeg. Ja sellepärast on see niimoodi, et kõigel on tegelikult aeg. Ütleme, et laps ema ihus 9 kuud ja see on aeg. Ütleme, et kui ennem, siis ütleme enneaegne, kui läheb üle, siis ütleme, et ka jälle teatud probleem, eks. Aga põhimõtteliselt on niimoodi, et alati peab tegelikult vili tulema esile, tulema omal ajal ja see on alati siis ka kõige parem. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et täna näed, võime ühe mõtte nagu võtta. Ja nüüd on nii, et ütleme, vaenlane tegeleb, võiks ütelda, välisega. Sest et väline müüb väga hästi ja variserid tegelesid välisega, sisemise jätsid hooletusse, aga meissad tegeleb just otse vastupidi. Ta tegeleb seesmise inimesega, saada tugevaks seesmise inimese poolest, ta tahab, et me südamed oleksid puhtad ja see väline tuleb kaasa. See on niimoodi, et vaata Stefanus, kes oli seal kivirahe all, siis need, kes seda seal pildusid ja kes taga seal olid, nad nägid tema palge olevat otse kui ingli palge. Ta oli seest ilus, täis püha vaimu ja väljast oli ka ilus. Ja mingit meiki vaja ei olnud. Absoluutselt, sellepärast, et see lihtsalt, see peegeldus välja. Aga ütleme, et ja nüüd vaimuliku elu koha pealt on niimoodi, et meil isiklikult võib olla see selline lugu, et me püüame väljast teha selle korda, aga tegelikult tuleb seest alata, siis läheb kõik korda. Ja samamoodi kogudustega ka. Me võime kogudustega olla nagu väga perfektsed ja väga huvitavad, kuidas väljapoole paista, nagu Laodekia kogudus, eks, seal on räägitud, et kõik on hästi, meil on kõik vägev, aga issand ütleb, kuule, pime ja alasti ja tegelikult peaksid usukulda ostma ja silmasalvi ja et asi võiks üldse korda saada. Ja sellepärast lihtsalt need asjad on sellised, et sisemine ja see välimine ja see sisemine on tegelikult see oluline ja tähtis. Ja siis on nii, et mida kristlased teevad? Ma ütlen, olgu valus või mitte, pean selle ütlema, sest et vaata, lugu on selline, et kui issanda käest neid sõnu saan, vahest kui kirjutad seda, siis mõtled, et kuule, ei tahaks nagu üteldagi. Aga tuleb ütelda, ütlesin, et täna ütlen seda just nüüd, et vaenlane tegutseb tegelikult väga meie imusid ja huvisid arvestades. Üldse on see niimoodi, et kui ta näeb, et meil on mingisugune huvi, ma usun sedasi interneti inimesed, me saame aru, et kui sa oled midagi internetis otsinud, siis need pakkumised sulle kohe tulevad. Sinu huvi korjatakse kohe ülesse ja siis hakkab sulle tulema. Kui sul on huvi jutluste vastu, siis tuleb teisi jutlusi. Kui sul on huvi muude asjade vastu, siis sul tuleb neid muid asju. Tahad autot remontida, saad neid videosid ja täitsa roppusid värkisid võid hakata saama ja ütleme, et see kõik on nagu kohe niimoodi, et see huvi korjatakse üles, mis kellegil on. Ja sellepärast ja mõtlen sedasi, et ja ka vaenlane teab väga hästi, et millega saab panna huvitama kristlasi. Ütleme, et oli see aeg,
noh, kus ka siin ütleme, tulid ärikonverentsid. Ütleme, et kui see vabadus tuli ja eks tulid sealt lääne poolt või kus nad tulid oma ärikonverentsi tegema ja see mõjus väga hästi. Ka meiegi kogudus sai, ütleme, isegi võiks ütelda Riiaga suhte ärikonverentsi kaudu, sest esimene suhe oli niimoodi, et üks meie sõitis ärikonverentsile, tuli kassetiga tagasi, sealt tekkis meil suhtlus. Ütleme, et noh, et need ärikonverentsid on juba ikkagi suhteliselt ära jäänud. Nagu sellega nagu seal enam nii ei tegelda, seal on ennem on ikkagi muusika ja sõna ja muud asjad, mis seal on. Aga noh, ütleme, et sellel hetkel oli see selline, noh, mis lõi. Teise sõna, mis ma ütlesin, mida ei tahaks ütelda, on uhkuse konverentsid. Seal on, kus lihtsalt, et sulle pannakse nagu seda käpaga seda võidmist. Tule siia, sa saad kohe. Tuled ja sa saad, sest et osad, noh lihtsalt, kui me kuulutame välja, et on saada, siis inimesed tulevad selle peale ja ma olengi tänulik selle eest, et ma sain nagu sellise sõna, et niisugune uhkuse konverents. Et sa tuled nagu endale midagi nagu lihtsalt, noh, ütleme, nagu niimoodi saama. Tegelikult Jumal sõna ütleb sedasi, et Jumal annab oma vaimu nendele, kes talle kuulekad on. Aga et me ei pea seda nagu kuidagi selliselt nagu taotlema, aga noh, niimoodi saab. Ja üldse on nii, et meie kuulutame ristilõidud Kristust, mis on rumalus selles maailmas, no nii, aga kui me Kristuse koha pealt mõtleme, siis on nii kindlalt öeldud sedasi, et temas peituvad kõik tarkuse ja tunnetuse ja aarded ja sellepärast kiitus Jumalale kogu Jumala olemuse täius. Ja sellepärast on see niimoodi, et ega meil inimestele midagi muud pakkuda ei ole vaja, kui on vaja pakkuda tegelikult me isandat Jeesust Kristust. Nii et ei kommenteeri siin koha peal rohkem, nüüd on järgmine koht, kuhu liikuma pean, on need kaustikud, kus issand ees olen ja jagan kõigepealt siit veel nüüd mõned mõtted ja nagu edasi lähen. Saagi aeg. Nüüd ma teen nagu sellise eelneva sissejuhatuse, et te täna mu jutust aru saaksite, mida ma sellest Egiptuse värgist rääkima hakkan. Selle pildi lihtsalt issand ees olles ja sõna lugedes olen saanud ja see saagi aeg, mis Iisraeli rahvale kätte jõudis, oli tõeline saagi aeg. See oli rahva lunastamine, see oli rahva päästmine, see oli terve rahva päästmine, eks saate aru sedasi. See oli varandusega väljatulek, see oli tervetena väljatulek, see oli uute riietega väljatulek ja pealegi selliste riietega ja jalanõudega, mis ei kulu 40 aastat. Noh, ütleme, täiesti niisugune, erakordne hetk jõudis kätte, see oli üks tõeline tegelikult selline saagi aeg. Ja nad ju riided küsisid ka naabrite käest. Kulla ja õpede küsisid ka naabrite käest. Ja naised pidid veel seda tegema, naised olid hästi tublid, tegid seda ja nad tulid välja selle kulla ja õpedega sellel hetkel. Ja see ei olnud ülekohtune varandus, mida nad võtsid, see oli ju nende oma see töövili, mida nad olid 400 aasta jooksul teeninud ja mida nad ju siis kõike saanud ei olnud. Ja nii, ja siis nii, et ja siis nad tulid vabadusse. Nad tulid sellesse vabadusse, et hakata Jumalat teenima, nad tulid Jumala juhtimisse, sest pilv hakkas juhtima, nad tulid Jumala varustusse, ütleme, et oli seal kas vesikaljust või manna seal või ütleme, või vutid või vahet ei ole, kõik, kogu see varustus hakkas nendele kuuluma. Ja põhimõtteliselt oli see veel, kui seda lugu nagu ütelda, see oli riiklik sündmus. See oli ühe rahva ühest riigist ära tulemine. Sest et see oli täiesti ka selline riiklik sündmus, mis puudutas väga tugevalt Egiptust ja sellepärast on see nii, et selline lugu. Ja vaata, nüüd on niimoodi, et see oli Jumala selline lunastusplaan, päästeplaan. No ütleme, et nagu rõõmusõnum, mis viidi sinna Egiptusesse Iisraeli rahvale, et nüüd saame hakata minema. Ja teate, vaata, evangeelium ongi sellepärast ohtlik riikidele ja rahvastele, sest vaata, see on riiklik küsimus. Pimeduse riigist Jumala riiki, see on riigi vahetus. Ja see on ju selle teise riigi reetmine ja sa tuled ühest riigist ära ja see on riiklik küsimus. Ja sellepärast ma ütlen, et need riigid, kus on pimedus suur, need ei salli evangeeliumi. Ja sellepärast, et nendel on niimoodi, et kuule, nende riiki ei lõhutakse evangeeliumi kuulutusega, sellepärast, et inimesed lähevad ära. Ja nii, et see on, jäta meelde samamoodi, et evangeeliumi kuulutus on alati riiklik küsimus, sellepärast, et kas või vaimses mõttes ühest riigist teise, aga ka siin selles maailmas on isegi sellega probleeme, sest riigid muutuvad ka, kui evangeelium saab kuulutatud. Ja teate, siis on üks tähtis asi, mida varsti näeme sedasi ka, et ega seda ilma püha vaimu väeta ei saa. Ja Vanas Testamendis, kui Egiptusest välja tullakse, siis Jumal näitas oma vägevat kätt. Dünaamist on vaja. Mitte mingisugusel teisel moel see ei sünni. Ja nüüd on niimoodi, et ja Iisrael pidi olema küps selleks ajaks. Ja see oli selles mõttes, oli see Kairos aeg, nagu me nimetame, üks on see Kroonos aeg, et see tiksub siin kogu aeg meil, eks. Aga see Kairos aeg on see õige aeg, see sobiv aeg, see sobiv hetk,
noh, ütleme ütleme, et just see sobiv hetk Jumala poolt nähtuna, millal ta seda tegelikult teeb. ja sellepärast, kallid, ütlen sedasi, igale riigile ja rahvale sellises üldises mõttes, me ootame ju tegelikult Eestimaal sellist suuremat päästmise lainet. aga Jumal teab, millal on selleks sobiv hetk, millal on see Kairos hetk. ja sellest me võime vahest nagu ette rutata, et teeme selle juba ära, tead, et kaua me siin ootame. aga seda ei tule. palju pingutada, aga tühjaks seda ei tule. see tuleb Kairos ajal. see tuleb niimoodi, et ütleme, näiteks, et ma mäletan, et kas või ikkagi just, kui Võrru tulin siia, siis Osjana ärkamisaeg, siis oli niimoodi, et kui saal oli rahvast täis, kui öeldi, et kes tahab ette tulla, siis kõik tulid ette. ja siis mõned üksikud jäid taha, seal hulgas olin vahest mina ja mõni kooliõpetaja, kes oli asja tulnud vaatama või nagu selline. aga vaata, kui avatud oli tegelikult rahvas. aga see oli Kairos aeg. see oli sellepärast, oli see lihtsalt niimoodi, et seda ei korraldanud meie, vaid seda korraldas Jumal. ja sellepärast on see nii, et lihtsalt on see niivõrd oluline ja see on niimoodi, ütleme, riikidel rahvastele, aga see läheb ka iga üksikisiku peale. ja sellepärast on niimoodi, et kallid, me ei tohi mööda panna selle Kairos ajaga ka oma lähedastega, täiesti oma lähedastega, oma pereliikmetega, no ütleme, naabrite ja üldse inimestega, kes on ümber. väga tähtis on ka see, et ka nemad saaksid tegelikult tulla selles Kairos ajas, sellel õigel hetkel, millal nagu ütleme, issand on kutsumas ja millal on nemad küpsed ja valmis ja sellepärast ka, ja see tuleb sellest Vana-testamendi sellisest loost välja. ja sellepärast täna me õpimegi tegelikult selle Egiptusest väljatuleku kaudu evangeeliumi kuulutamist praeguses ajas. sest et me vahest nagu mõtleme, et praegu nagu võib kõike. sest et nagu Paulus seal kuskil oma kirjas ütleb sedasi, et kuuluta, olgu aeg sobiv või ebasobiv, eks. ja ma kunagi küsisin issanda käest, et no kuule, mis see tähendab, issand ütles seda, et see aeg on kuulutajale mitte sobiv, aga kuulajale, kelle juurde sa lähed, see peab olema sobiv. sellepärast, et see, muidu me eksime, kui me mõtleme niimoodi, et istu nüüd ja ma sulle räägin praegusel hetkel, tead, sa saad rääkida sellele, kellele see sobib. aga sul on võib-olla see, võib-olla sa pead minema keskööl seda tegema või saad aru, et sinu jaoks ei ole see sobiv. ja siis see kuulutaja mõtleb sedasi, et ma olen ise seda samamoodi teinud, ma mäletan, et kutsuti ühe haige juurde siin kunagi Võrus ja ma ajasin kergesti ennast sealt ära ja see ei olnud üldse niisugune aeg, kus nohu ei peetudki haiguseks veel sellel ajal. aga ma ise lohutasin, mul on praegu nohu, et ma ei lähe haige juurde. no teine oli suremas ja pidi mind nädal aega ootama, kui minul nohu ära läheb. ja siis ja jumal hoidis nii kaua, et ära ei surnud. ja sain talle abiks olla, praegu võib-olla oleks see nohuhaigus ka juba haiguse nimekirjas, eks. ja sest, et vahepeal ikka teedsid ankeete selle koha pealt niimoodi, et ei ole köhinud 2 nädalat, ei ole nusanud või umbes kõik need asjad seal midagi teinud ja siis kirjutada alla. ja siis oli vahest tore niimoodi, et see, kes küsis, siis köhis kõrval. tead, et siis mina pidin allkirja andma, et ei ole köhinud, ja no nii, okei, see oli tore aeg. aga vaata, see näide mulle tuli meelde selle koha pealt, et mina lükkasin edasi ühte niisugust Kairos aega. ja tead, see perekond oli hädas, kurjad vaimud vaevasid seda inimest konkreetselt. kui ma ära käisin, et pärast tänasid ja ütlesid, et kuule, et lihtsalt tuli kohe rahu pärast seda, kui seal oli palvetatud ja räägitud. aga teeme nii, et kui te räägite, siis minge sinnapoole, sest ma ei saa rääkida nii, sest et topelt ei räägi. Istuge sealpool või kuskil natuke kõrvalgi. ja sellepärast, kallid, kõik asjad on tegelikult, ütleme, vaja teha õigel ajal. igal asjal on oma aeg, nagu kogu raamatus on see öeldud. ja sellepärast, kallid, nii see on, et täna lihtsalt õpime ühte seda, et kuidas õieti ka just evangeeliumi kuulutada ja seda Vana-testamendi näitel. ja teine hea näide, mida täna kindlasti rääkida ei jõua, on lihtsalt näiteks prohvet Eelia elu. See on ka väga piltlik tegelikult, et kuidas asi käib, sest Eelia tegi ainult seda, mida Jumal käskis. ja läks sinna ja oli seal, kus ta oli ja absoluutselt ta teisiti ei teinud ja selle kaudu tegelikult õnnistused olid. ja nii ta on. ja sellepärast vaata, ja üldse on niimoodi, et nagu veel üks tähendamissõna tuletan meelde, on see, et Jeesus ütleb, et vaata, see nisukülv ja luste kasvavad koos ja küpseks peab saama. ja sellepärast vaata, see saagiaeg on niivõrd tähtis, et see oleks õigel ajal tegelikult tehtud. ja osa on niimoodi, et ega lustest nüüd nisu ei saa, aga nisu peab ennem ära küpsema aga luste peab veel ennem küpseks saama ja ennem ära korjatud saama, nii nagu sealt tähendussõnast loeme ja näeme. No nii et igal juhul see on niivõrd oluline ja tähtis asi. Ja sellepärast, kallid, nii, et Watchman nii, kunagine raamat, nähtavasti loomulik usuelu, kunagi ammu loetud mul, see üks näide jäi mulle tugevalt meelde, ütles tupja päästmine.
kui inimene upub, siis on õige teda päästa siis, kui ta ennast ise enam ei aita. kui ta on nagu kalt seal vees, et enam ise ei siple, et muidu on ohtlik, tirib sinu ka veel ära, kui sa lähed päästma, aga kui ta on loobunud, siis võta tal, kui kiilakas ei ole, võta juustest kinni ja tiri välja. ja ütleme, et päästad inimese ära. ja ütleme, et ja läheb hästi, et õigel ajal tuleb isegi ka seda teha. ja sellepärast on, kui oled kõik oma pingutused lõpetanud ja sellepärast me näeme, kadunud poeg lõpetas oma pingutused, kõik oli nullis, nüüd lähen isa juurde. veritäbine naine, kõik ära raisanud, nüüd lähen Jeesuse juurde. Kairos aeg, õige aeg ja ennem ei tule välja. ja sellepärast, kui natukene on veel kopikaid taskus, siis on see niimoodi, et toetud natukene nende peale ka, aga kui enam ei ole, siis on korras. ja sellepärast, ja issand teadis ette, et läheb see 400 aastat selle Iisraeli rahva kujunemiseks, sündimiseks ja siis on nad küpsed väljatoomiseks. teate, see väljatoomise hetk läks väga tegelikult intensiivseks ja seal sündis palju asju, neid oli kõiki nagu vaja. ja sellepärast, kallid, nii see on, et iga asi tegelikult, mis ütleme, peab kätte jõudma, nii nagu sünnitusolud naisel, asi läheb lõpuks intensiivseks ja siis need asjad tegelikult sünnivad. ja sellepärast ja iga inimese elus on ka. ja küllap me taipame ära, millal on nagu ütleme, inimene nagu oma otsingutes juba sellise koha peal, et teda saab aidata. ja sellepärast issand teab täpselt, ta saadab näiteks Filippuse, mine sinna Gaza teele, seal on üks inimene, kes loeb prohvetisse raamatut ja tal on see Kairos aeg saada päästetud ja saada ristitud. ja saab kõik ühe korraga tehtud ja ütleme, sünnib see asi. ja sellepärast nii see on. Sain selle sõna ka ja see on mul korduvalt juba olnud. Ei ole meie rahvas praegusel hetkel valmis, Eestimaa rahvas, ei ole Ukraina rahvas ka ei ole valmis. Olgugi, et nad on väga raskes olukorras, ma isegi ei tea praegusel hetkel nagu seda, kuidas on sõja alguse pool olid ikka, et kogudused kasvasid, inimesed tulid ristimisele, kas nad on ära harjunud 4 aastaga sedasi, et see on ja sest kõigega inimene harjub ju. ja ütleme, et paraku see lihtsalt niimoodi on. Aga olen nagu selle sõna saanud sedasi, et me, vaata, ei tule seda hädahüüdu. Ei tule seda hädahüüdu Jumala poole. Seda ei tule, sellepärast ei tule seda Eestimaalt. Seal Egiptuses Iisraeli päästeti siis sellepärast, et hädakisa tõusis Jumalani. ja sellepärast, kallid, ei tule ennem lahendusi meile, kui hädakisa ei lähe Jumalani. ja sellepärast, ja see on rahvaste poolt ja see on üksikisikuste poolt ja see on nii tähtis asi. ja rahvas on üldse selline, ütleme, kuidagi väga heitlik, et me näeme sedasi, et Iisrael tuleb välja, nad on, kui nad merest läbi lähevad, nad on ju väga rõõmsad kõik, et et vaata, kuidas Jumal aitas ja vaenlane nüüd löödud ja meie siin. Varsti ei ole seal vetki juua, tead, ja niisugune nurin on kohe lahti, sest rahva meeleolud on väga, väga kõikuvad tegelikult. ja sellepärast ja issand ütles, et loe seda Iisraeli päästmise ja lunastamise lugu, kuidas nad Egiptusest välja tulevad. ja see jõuab kuni seal, ütleme, Paasatalleni, mis on väga oluline asi ka. Aga teate, mis on nüüd üks tähtis asi on see, kui sa tähele paned. Egiptusest tuli välja Jumala valitud rahvas. On öeldud, et segarahvast oli ka kaasas. Et kes seal tulid välja, kui nii tähelepanelikult lugeda, aga üldiselt oli see Jumala valitud rahvas. See oli see Abrahami sugu, kes tuli seal välja, eks. Ja sellepärast, kallid, keda Jumal päästab siin selles maailmas? Valitud rahvast. Kutsutud ja valitud. Ja üldse kõikide rahvaste hulgast. See, vaata, meil läheb see natukese üle mõistuse, kust me teame, kes siin on kutsutud ja valitud. Ühte ma julgelt ütlen sedasi küll. Kui sa juba õigena oled suguvõsas, siis on üks suur šanss, et sinu suguvõsa päästetakse. Sest et vaata, see loob nagu selle Jumala tõotuse õige pärast. Isegi vaata, oleks 10 õiget, ütleme seal Soodomas, ei hävitaks, eks. Ja kui sina oled oma suguvõsas üks, siis ma usun seda, see on väga tugev asi tegelikult suguvõsa pääsemise jaoks. Ja muidugi, kes ei taha, ega vägisi ei käi, aga võimaluse tegelikult kingib. Ja sellepärast on niimoodi, et nende inimeste pärast nagu paluda, kellel on juba nagu see teatud eeldus nagu selle näol olemas. Ja sellepärast ma ütlen, et valdavalt on see niimoodi, et näed sedasi, et kogudusse tulevad need inimesed, kelle vanemad või vanavanemad või kuskilt midagi, tädid või onud või mingit pidi on kuskil midagi on olnud. Ja sellepärast Jumal päästab seda õigete sugu ja nende järeltulijaid ja sellepärast ta ei unusta neid ja sellest see on lihtsalt üks Jumala tõotuse asi. Ja Iisrael oli Jumala valitud rahvas, sündis Egiptuses ja neid toodi välja. Ja et väga tähtis tähelepanek tegelikult. Ja üldiselt on nii, et praegusel hetkel on ka selline,
kole aeg siin selles maailmas, et on nii kui Noa ja Loti päevad, põhimõtteliselt jõuavad kätte järjest rohkem. No hiljuti kuulsin sedasi, et üks mees just ütles seda, et noh, et kus maal, ma ei hakka neid nimetamagi, nii vastik on nimetada sedasi, et kus lihtsalt ametlikult juba soositakse sedasi, et sugulased omavahel ja õed ja vennad ja abielluksid ja no täiesti ütleme, jama läheksid, puudulikud inimesed sünnivad sellisel moel ja täielik rumalusega tegeldakse, aga saatan on tulnud tapma ja hävitama. Täielik Soodom ja Gomorra. Ja me teame sedasi, et kui sealt Lot sealt välja tuleb Soodomast, mis sa tütred seal tegid, eks. Ja sellepärast on see niimoodi, et täielik selline mõtteviis, läheb niimoodi, et ei tea, kus kohta see läheb. Ja sellepärast on see nii, et põhimõtteliselt on niimoodi, et ega vähe on päästa siit sellest maailmast. Pisut on neid, kes võitlevad sisse kitsast väravast, sest et ega see ei käi, meie kogudustena teeksime selle uksepaku nii madalaks, et kõige patuga saaks siin koguduses olla ja sedasi. Ei püsi nad. Nimekirjas võivad olla, et seal meil nad püsivad, aga koguduses nad ei püsi. Ja siis tekib niimoodi, et koguduse nimekirjas tekib selline niisugune osa, et on mingisugune ports on niimoodi, et on nimesid, aga inimest enam ei ole. Sellepärast, et vaata lihtsalt loe seda laulu üht, et ei püsi õigete koguduses, sest tuul viib välja. Kui püha vaimu tuul tuleb, kaota ära siit ja kogu lugu. Aga kes oled juurdunud, mitte kuskil sa ei lähe. Sa oled nagu puu veoed ääres ja roheline ka veel oled ja haljas ja vili tuleb ka veel omal ajal. Ja sellepärast väga tähtsad ütlemised need. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et näed, Jumal tunneb omi ja Jumala omad tunnevad teda ja nüüd oleme jõudnud nii kaugele, et nüüd lähme sinna 2. Moosese raamatu alguse juurde, kust see evangeelium siis algab, kuidas Jumal hakkab päästma seda rahvast. Ja nüüd ma teen teise kaustiku lahti, kus mul on see lugemise lugu. Ainu, ma palun sind, istu teise äärde. Ma ei taha ühe jutlusel mitu korda seda käsku anda. Nüüd on selline lugu, et kui on piibel, võid täitsa lahti ka teha. Ja ise olen seda lugenud kui ühte nagu sellist lunastuslugu. Ja sellepärast on see nii, et siin on palju asju, millele võiks nagu tähelepanu juhtida. Ja ma pean lihtsalt nagu ennast taltsutama, et ma ei saa kõigest rääkida, muidu ma ei jõua üldse kuhugi. Aga ütleme, et ma lihtsalt lühidalt tahaks nagu ikka ütelda. Vaata, seal on niimoodi, et Vaar on hädas, et me keskel on rahvas, et kui ütleme, peaks sõda tulema, siis nad lähevad teise poole peale. Ja mis praegusel hetkel käib väga tugev tegelikult nagu riikides, et kui meil on mingisugused migrandid on siin, et see on nagu ohtlik kontingent meie jaoks, et me ei tea, kelle poole peal nad on. Vaarul oli täpselt see sama mure, et võiks rääkida sellest. No ei saa rääkida, pole tänane teema, eks. Siis me näeme sedasi, et toimus tohutu meestevastane genotsiid. Üldse selline, ütleme, et siin selles maailmas on, ka praegusel ajal on ikka paras siuke meeste vihkamine on lahti läinud üldises mõttes on. Ja see oli siis Egiptuses samamoodi, et kuule, et poeglapsed tuleb just jõkke visata ja poeglapsed tuleb ära tappa. Et see oli nagu selline, ütleme, see käib korduvalt, see käekiri on üks. Sest kus koha pealt see seeme tuleb, see tuleb meestest. Ja sellepärast oli nii, et saatan väga vihane. Aga nüüd on nii, et lähme selle Jumala plaani täitumise juurde. Ja 2. Moosese 2. peatükis on räägitud Moosese sünnist. Et üks Leevi mees, Leevi soost ja üks Leevi tütar seal ja nad abielluvad ja siis ja naine jääb lapseootele ja sünnib tegelikult Mooses. Seal oli peres oli veel, eks seal Aaron ja Mirjam, kui me seda peret teame. Aga nüüd Moosese koha pealt. Ta sünnib õigel ajal, ta sünnib õiges kohas, ta kasvab õiges kohas, ta kasvab lossis, sellepärast, et tema tulevane ülesanne oli tegelikult Vaaro kojas. Kõige tähtsam elu ülesanne, et lähed rahvast välja kauplema, et lase rahvas minna Jumalat teenima. Ja sellepärast see oli väga vajalik, et ta selle lossi kogemuse sai. Ja sellepärast, kallid, see Jumal ei pane nendes mööda. Järgmine kogemus on see, et ta saab kõrbe kogemuse ka seda oli vaja. 40 aastat oli ta karjasena, kui ta ära läks ja põhimõtteliselt on niimoodi, et pärast ta pidi 40 aastat olema rahva juhiks ka samamoodi seal, et seda rahvast kõrbes viia, kõik oli vajalik tegelikult. Vaata, Jumal valmistab meid selle jaoks, milleks meid on vaja. Ja sellepärast on niimoodi, et ära arva, et kui sul on selline ülesanne, et sul seda nagu ettevalmistust ei ole, Jumal teab su ettevalmistust. Ja sellepärast see võib olla selliselt sündinud, et sa ei mõelnudki, et see mingi ettevalmistus on. No nii, ja nüüd on nii, et evangeeliumi kuulutus, nüüd ma tarvitan sellist sõna, kui 40 aasta pärast siis ta sealt lossist ära tuleb, siis ta ütleme, hakkab selle inimesi päästma. Vaatab, kaklevad, lööb ühe maha, lööb kitlase maha, vaatab, et päästan selle eebralase ära, et tal on vähemalt parem tedeks. Ja see oli selline, kuidas ütelda, see oli selline jõuga evangeelium.
selles oli pingutus. Ja noh, ja teine päev olid Heebra mehed kaklesid, ta mõtles, et kuule, et ma lähen seal ka. No need ütlesid, et kuule, et kes sind on kohtumõistjaks pannud, ja siis ta vaatas, kui lasi on igavene jamad, et lasi üldse sealt jalga. Ja sellepärast on see niimoodi, et kallid. Ma ütlen, et kui me teeme sellise evangeeliumi kunnutuse, kus meil on nagu väga palju jõudu vaja, siis ma ütleksin sedasi, see on see Moosese moodi rusikaga. See on täpselt niisugune, see võib olla meil kuidagi rafineeritud, et see on kuidagi nii puhas ja ilus, tundub kuidagi väga iluseks, et me teeme selle ära, aga tegelikkuses see olemus on see sama. Ja sellepärast on see nii, et igasugused kampaaniad, kus on väga palju ressurssi ja jõudu vaja selleks, need on seda. Lihtsalt issanda ees olles saan neid mõtteid. Ja tulemust on vähe. Ja siis me saame selle vähese tulemuse. No Mooses võib mõelda, et no ikkagi ma ühe Heebra mehe kaitsesin ära, et teine on seal liiva all. Tead, ja nüüd tema saab vähemalt rahulikult elada, et üks on oma vaenlasest vaba. Ja hea küll, et ma pidin jalga laskma, aga ma ühe inimese vähemalt ära päästsin. Tead, ja võisid ju ennast lahutada, et ega ma tegin ikka head ka midagi. Läksid ju oma rahva juurde ikkagi lõpuks, eks. Aga ütleme, et tulemus oli ikkagi ääretult väikene. Võiks ütelda nii, et lihtsalt ise põgen ära. Ja sellepärast on see kallid niimoodi, et ega vahest on see niimoodi, et kui me sellist vale evangeeliumi kuulutamist tegeme, et siis vaata ka ise põgen ära lihtsalt. Et ega sul seal ka midagi enam teha ei ole, sest sa ei sobi enam sinna. Ja sellepärast on see nii, et aidaku Jumal, et me neid vigu ei teeks. Ja sellepärast väga täpselt on vaja olla Jumala juhtimises. No nii, aga nüüd mida Jumal teeb? Jumal kuuleb rahva ohkamist, kui palveid, hädakisa tõuseb tegelikult Jumalani ja sellepärast on see niimoodi, et 3. peatüki 7. salm seal põleva põõsa juures on juba need tähtsad jutud. Ma olen küllalt näinud rahva viletsust ja Egiptuses ma olen kuulnud nende kisendamist sundjate pärast, seetõttu ma tean nende valu. Ma olen tulnud alla neid egiptlase käest päästma ja neid sellelt maalt viima jaale ja avara maale, mis voolab piima ja mett ja siis need teised rahvad, kelle juurde siis viiakse. Ja vaata nüüd 9. salm. Iisraeli laste hädakisa on jõudnud minuni ja ma olen näinud rõhumist, millega egiptlased neid rõhuvad. Tule nüüd ja ma läkitan su Vaaro juurde, vii mu rahvas Iisraeli lapsed Egiptusest välja. Täitsa legaalselt. Mitte, et niimoodi, et kuule, põgeneme öösel ära ja et ei oleks, vaid et ei, me läheme niimoodi, et täitsa uksest sisse küsime, ei tee sellist mingisugust põgenemist. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et tehakse täiesti, kuidas ütelda, sellist legaalset kauplemist. Ja sellepärast, kallid, ma ütlen täna, ja näed, kes me oleme täna ka siin selles paigas, ega see päästmise lugu väga kerge ei ole. Ma ütlen sedasi, et kui me tahame terve rahva päästmisega tegelda, siis on tegelikult see ka riikliku tähtsusega sündmus. Siis on niimoodi, et nagu eile pidi minema, mine Ahapi juurde ja näita. Ei ütled sedasi, et tee kuskil üks palvegrupp ja hakkame seal pihta vaikselt, et vaatame. Ei, lähed kuninga kotta, ütled talle. Praegusel hetkel, et lugu on nii. Ja sellepärast rahva päästmised käivad ikkagi täiesti uksest, võiks ütelda sellisel moel. Ja ega see kergelt näinud, me teame, et orjus läheb raskemaks ja Vaaro hakkab ütlema, et kuule, teie olete siukesed ja siukesed, eks. Ütleme, Mooses muidugi ka seal valmistub väga selle asja jaoks, ta ise ütleb, et Jumal, mis sul nimi on ja tegeleb teatud asjadega, et olla ise nagu kindel ja paraku ta nii on. Siit üks ilus nagu tõde veel. Et need, kes ise väga tahavad teha, ega neid alati pole Jumala kutsutud. Need on ise ennast kutsunud. Need, keda Jumal kutsub, ega need eriti minna ei taha. Ei tahti Joona minna ja ei tahti Jeremia minna, ütles, kui liiga noor olen ja ei tahti Mooses minna. Ei taha rääkidagi, ei taha. Ja ütleme, et selliselt ja ütleme, et aga Jumal ikka motiveerib ja ikkagi, sest ega tegelikult Moosese koha pealt on öeldud, et Jumal sai lõpuks väga vihaseks tegelikult Moosese peale. Kaua sa siin kaupled? Teda saadeti tegelikult Jumala niisuguse vihaga tegelikult välja, et lõpeti juba ära. Saad endale Aaroni küll kaasa sinna ja las ta räägib siis, eks, aga sa pead tegelikult minema. Ja nüüd on niimoodi, et siin ma lugesin juba need salmid ja võtan lihtsalt niimoodi kokku, et issand leiab inimese, keda kutsuda, keda läkitada. Ta tutvustab ennast, et kes see läkitaja on, ta räägib põhjused, annab plaani ja ta ütleb, et kuhu tuleb minna, nii et see oli väga selge jutt, mida me siin lugesime, et ta peab minema Vaaro juurde ja seda tegema ja seal Vaaro ees. Ja see oli, nagu ütlesin juba, see oli terve rahva päästmine, see oli riiklik sündmus ja seda ta pidi tegelikult tegema. See oli just, et ühest riigist teise, see oli sellises, kuidas ütelda just, et Egiptusest välja ja vabadusse, ütleme esimesel hetkel ja see Jumala rahvas oli alguses niimoodi, nii kaua kui kuningas tuli veel, eks. Oli Jumala valitsus üldse Iisraeli üle kogu aeg võinud. No nii,
ja nüüd on nii, et ega ühelgi siis valitseval orjaisandal ei meeldi, kui tema orjad ära lähevad ja sellepärast see vastuseis ka tegelikult tuli väga tugevalt. no Mooses, ütleb see, et kes olen mina, täitsa niisugune loogiline mõelda nagu selle koha pealt ja ka tal oli ettevalmistus, nii nagu me rääkisime, jumal tuletas lihtsalt neid asju meelde, ütles, et suuga olen teinud, jutuga annan sulle ja lihtsalt lähed. ja siis ja nüüd ühte asja ütlen ja see on nagu meile kõigile ka, kes me oleme saanud nagu ütleme, päästetud ja oleme issand omad. Kui meid on vabadusse toodud, kui meid on pimeduse riigist välja toodud, siis tegelikult teenige issandat. Vaata, meid on kutsutud nagu selleks. See vabastamine Egiptusest oli issanda teenimiseks. Kui paljud inimesed võtavad selle vabaduse ja tegelikult ei hakka issandat teenima. Sest et kui nad saavad oma mingitest aukudest välja, kuhu nad on kukkunud, sellest orjusest välja, kus nad on, aga kui nendest issanda teenijat ei saa, siis on tegelikult kaotad. Ja sellepärast on kiitus Jumalale, kes on jäänud tegelikult issandat teenima. Ei tea, kes ei jää sedasi, kus sa oleksid praegusel hetkel. Sa võisid ju kunagi teha mingid päästepalved ja värgid, aga kukud tagasi ei tea, kus kohta. Ja sellepärast on see nii, et issandat teenida on vaja, issanda juurde on tegelikult väga vaja jääda. Nii et Moosesele tehakse väga selgeks, kus kaudu tegelikult see on. Antakse kaasa need imeteod ja asjad, et kuidas sa pead tegelikult tegema ja õpetatakse teda seal, et kuidas seda kepiga ja kuidas seal kätt põue paned ja kuidas sa seal vesi muutub vereks ja teed neid asju. Ja siis räägitakse juba sellest ka, et te lähete kulla ja hõbedaga välja. Tervisest ei räägita, seal räägitakse lihtsalt, et raha võtate kaasa, seal hiljem me näeme sedasi, et ei olnud komistijat selle rahva hulgas, et see tervis nagu kaasnes. Et see ei olnud nagu, ütleme, see ei olnud see number 1 asi. Et see kaasnes, et vaata sellele vabale orjarahvale kingiti õnnistuseks, kingiti ka tervis koos selle soosoga, võiks ütelda. Ja siis need miljardid, ütleme, et on läbi aegade, praegusel hetkel käib ka see kauplemine. Kellele kuuluvad? Osad need kuskil külmutavad ja osad need varjavad ja hoiavad kinni aga siin oli, mul ütles, et lähete ja võtate sellega kaasa. Ja see ei olnud ülekohtuselt võetud. Kui on ülekohtuselt võetud, ega ülekohtusest varast kasu tegelikult ei ole. Ja nii, et ja see 4.13, nagu ma ütlesin juba, et toimus see vihane väljasaatmine, kui jumalal sai juba mõõt täis selle koha pealt, ütles, et kaua sa kaupled. Ja siis, aga ta ütles, issand, läkita, keda läkitad, ja siis 14 salm, mitte ainult mind, issanda viha süttis põlema Moosese vastu. Ja siis ta lubab selle Aaronil seal ka kaasas olla. Nii, ja nii, et niisugune asi sündis. Siis üks tähtis ütlemine, mida ta pidi Vaarole ütlema, on see 4.22, kus on öeldud sedasi, et sa lähed ja ütled Vaarole, et kui ütle Vaarole, nõnda ütleb issand Iisrael, on minu esmasündinud poeg. Ja siis 23 salm lõpeb sellega, aga kui sa keeldud saatmast seda rahvast, vaata, siis ma tapan su esmasündinud poja. Vaata, milline teema tõsteti ülesse. Vaata, esmasündinud, see esikpoegade kogudus. Ütleme, et Iisraeli koha pealt ütleb sedasi ja ta ütleb sedasi, et sead ohtu tegelikult oma esmasündinud kohe nagu sellega, kui sa ei lase tegelikult minna. See hoiatus ka pidi olema. Moosesel on mure, et kas see rahvas usub ja kas rahva vanemad usuvad ja kas Vaaro usub ja ütleme, et üldiselt on nii, et kui ta läheb, siis esimesel hetkel tegelikult see rahvas hakkab siiski suhteliselt hästi uskuma. On öeldud sedasi 4.31 ja rahvas uskus, kui nad kuulsid, et issand on tundnud muret Iisraeli laste pärast ja näinud nende viletsust ja nad kummardasid ja heitsid silmili maha. Aga varsti tuleb see, kus esimest korda ollakse juba seal Vaaro juures ja Vaaro paneb seal seda tööorjust hoopis juurde ja ütleb, te olete kavalad ja võtsid tööd teha ja teeme teile orjus hoopis raskemaks ja nüüd selle oma jumala teenimisega tahate tööst kõrvale hiilida. Ja sest, et seal oli sedasi, et lase rahvas minna issandale ohverdama. Oli nagu see, ütleme, see idee oli nagu selle koha peal. Kallid, mõtlen sedasi, et või teises kohas oli öeldud sedasi, et rahvas peaks püha. Meil on pühapäev 50 korda aastas. Me peame püha. Ja osades kodudes on see probleem. Mis sa viilid tööst kõrvale pühal päeval? Sa mõtle, peaaegu 2 kuud tööd võiksid teha. Ja istud siin palvelas selle maha, tead, eks? Täielik, ütleme katastroof, ütleme sellisele Vaaro tüüpi mõistusele.
mis võib juhtuda. aga me näeme sedasi, et vaba rahvas saab niimoodi tegelikult elada. et see on vabadus, kui meil on see eesõigus, et me teenime Jumalat ja me teeme seda sellise otsusega, et just see nõnda on. ja sellepärast nii on, et võitle ikka oma pühapäevade eest, et sa saaksid issandat teenida ja täitsa ka kolmapäevad tasuvad ära. Sest et kõik tuleb kasuks meile, mis me Jumala juures oleme ja ka ta sõna juures. ja aga Vaaro ütleb sedasi, et nad ei saaks valekõnesid kuulata. Siin pastor Andrei Zapovalov just ütles sedasi, et üks viimane jutlus oli tal tegelikult väga ahastav jutlus, muideks ta pastub terve selle nädala, kuni reedeni veel, esmaspäevast reedeni kutsus pastu, ütles, et kes tahab, tulgu tema kogudusest veel kaasa pastuma ja just nende inimeste pärast ütles, kuule, ma sain töökoha, ma käin kõik pühapäevad ka tööl, mul, eks ma internetist vaatan midagi, aga tead, mul on niimoodi, et sain natukese rasvasema kondi, tead, eks, et ma sellepärast pean nüüd kõik pühapäevad ka ära loovutama ja tegema. Ja tegelikult on kurb sellepärast, et inimesed teevad need valikuid. Jumala õnnistus teeb rikkaks, oma vaev ei lisa sinna mitte midagi juurde ja sellepärast eriti pühapäevane vaev. Ja sellepärast on see nii, et kui on võimalik, siis tegelikult on niimoodi, et käitud targalt ka nagu selle koha pealt. No nii nagu ütlesin, et igal juhul on see ühiskonda raputav sündmus, sest et vaata, kui üks rahvas hakkab teistmoodi käituma, ja nii, et Vaarol läks tegelikult mure väga tegelikult suureks. Nüüd, ja olukord läheb, ütleme, selle rahva jaoks halvemaks ja nüüd on niimoodi, et kupjad on hädas, need, kes selle töö ülevaatajad olid. Ja siis ja rahvas on hädas ja sellepärast, et norme nõutakse, aga nad ei jõua kuidagi teha. Aga nüüd on üks hästi huvitav peatükk, on nüüd 6. peatükk ja see on nagu üks evangeeliumi õpetus, et kuidas evangeeliumiga käib. Et päästmine on tegelikult Jumala töö, päästmine on Jumala püha vaimu töö. Ja sellepärast on nii, et 6.1 ja issand ütles Moosesele, nüüd sa saad näha, et mida mina Vaarole teen, sest vägeva käe sunnil ta laseb nad minna ja vägeva käe sunnil ta ajab nad ära omalt maalt. Ja sellepärast on niimoodi, kallid, Jeesus ütles, oodake püha vaimu tõotust, ärge enam mingi Jeruusalemmast ära. Oodake seda dünaamist, siis alles tasub. Sest seda Jumala vägevat kätte on vaja päästmisel. Ja sellepärast on niimoodi, et me läheme oma käega päästma, nagu Mooses paneme, et küll ma päästan, tead, eks. Tead, aga siis oli see niimoodi, et ei tulnud nagu sellest päästmisest välja. Aga kui Jumal hakkab oma kätt näitama, siis tuleb päästmine küll. Ja edasi on see, mulle nii meeldib see peatükk sedasi, et see mina. Ja sellepärast, kallid, ma ütlen sedasi, me oleme Jumala moodi, kes me räägime, et mina. Tead, eks, aga Jumal on ette kõik need niimoodi rääkinud, aga meil on muidugi meelde tuletatud, et sa mina küll oled, aga sa lihtsalt salgad selle ära. Ja las see tema mina saab suureks. Ja siin on need suure tähega minad meil ka kirjas. Mina olen issand, teine salm ütleb. Mina olen ennast ilmutanud Abrahamile, Isakile, Jaakopile kõige väelise jumalana. Ja mina olen teinud nendega lepingu, 4. salm. Mina olen kuulnud iisraellaste ägamist, millega siis egiptlased orjastavad seda rahvast. Ja ma olen mõelnud oma lepingule. Mina olen issand, 6. salm, ja viin teid ära Egiptuse teoorialt. Ma päästan nende teid siis orjatööst ja lunastan teid oma väljasõrutatud käsivartega ja suurte kohtupidamistega. Kogu aeg on kõike tegelikult seda teeb Jumal. Mina võtan teid enesele rahvaks. Mina olen teile Jumalaks. Ja mina olen issand, kes teid viib välja sealt Egiptuse teooriusest. Viin teid avarale maale, mille ma teile siis omandiks annan, 8. salm. Aga see ilus lugu kõik, see rahvas ei kuule oma selle rõhutud meeleolu tõttu, seda juttu ei kuule. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, millise relva on tegelikult vaenlane saavutanud sedasi, et kõik, kes depressioonis on, need ei kuule. Ja vaata, see on niisugune, et lülitad välja. See mina jutt, lihtsalt sa ei kuule seda juttu. Sellepärast, et sa ei kuule selle tõttu ja su ränk teoorius või siis lihtsalt su rõhutud meeleolu, see lülitab selle ära. No kallid, sa oled õnnelik inimene, kui sa oled kuuldel, kui sa üldse kuuled. See on eriline tegelikult privileeg. Meile tundub see võib-olla nii tavaline, kellel on nagu eeter kogu aeg lahti issandaga, eks. Et on nagu kuidagi nii tavaline, et jälle teed midagi erilist ei olnud. Aga tegelikkuses on nii, et enamus inimesed ei kuule. Absoluutselt nad ei kuule, nad ei tea midagi, et mida issand tegelikult tahaks, kuidas ta päästab, vabastada. Ja ta ütleb, ma teen kõik selle ära. Ja sellepärast inimesed ju tegelikult maadlevad, saada pattudest vabaks, ise maadlevad. Issand ütleb, mina vabastan sind orjusest. Mina vabastan su pattu orjusest. Issand pakub seda.
aga miks sa ise võitled sellega siis? ütled, issand, vabasta mind. ma tahan seda vabastamist, mis sa teed. ja sellepärast, et see on issanda poolt tegelikult pakutud asi. no nii et see on tegelikult see, võiks ütelda, see tõeline evangeelium, mida me siin loeme. ja see tuleb, ütleme, võiks ütelda, kogu initsiatiiv, kogu see roll on issanda käest. ja need, ütleme, need imeteod ja asjad, mis hakkasid ja need suured kohtupidamised või kuidas neid nimetada, mis seal olid, need olid meeleolu tõstmiseks. Need olid niisugused lood ju, need olid nagu vaatemängud. Eriti lõbusaks läks siis, kui need asjad ei puudutanud enam koosanit. Et vaatasid, meil on valge ja meil ei ole seda nuhtlust ja meid see ei puuduta, vaata, see oli selline juba, et see viis seda rõhutud meeleolu ära. Omavahel räägid seda, tead, kuule, egiptlastel on praegu jama seal, aga meil ei ole. Tead, et kuidagi meil on praegusel hetkel hästi. Tead, meeleolu lihtsalt tõuseb. Kallid, ma mõtlen, tegelikult on niimoodi, et meil on hästi, kes me oleme jumala lapsed. Ma vahepeal mõtlen, ma ei saa aru nendest, kes ilma jumalata elavad, et nendel on halvasti. Sellest, et meil on ju hästi, sest me oleme koosenis. Meil tõesti on hästi, sellepärast, et lihtsalt, et jumal hoolitseb meie eest ja sellepärast andku jumal meile nii palju silmi, et kus on vaja, et aitaksime neid ka, kellel on halvasti. Aga ära süüdista ennast sellepärast, et kui sul on hästi. Sest et issand ütleb, et ma teen sulle seda, ma annan sulle seda, mina viin sind, mina korraldan neid asju. Sa ei pea neid häbenema ka ja neid asju sellises mõttes kelkima ka ei pea. Aga põhimõtteliselt on see niimoodi, et ise lihtsalt täna Jumalat, et Jumal, ma tänan sind, et sa tõesti mu eest hästi tegelikult hoolitsed. Nii et ja issandal on kõik meeles. Issand mäletab oma lepinguid, meie suguvõsades, kellel ta on tõotanud, meie esivanemad on palvetanud, nad on mingisuguseid tõotusi saanud ja sellepärast on see nii, et kiitus Jumalale, et tal on kõik, on see tegelikult meeles. Ilmutuse raamatus on, muidugi see üks kole koht on ka selle koha pealt, kus need igasugused nuhtlused käivad ja inimesed ei paranda meelt. Ka see variant on tegelikult olemas. Ja eks see egiptlaste peal ja Vaaro peal ka põhimõtteliselt nagu käis, sest et ega lõpuks ka, kui ikkagi juba rahvas oli välja läinud ja peale esmasündinute surma, ikkagi otsisid seal meres selle surma ka kätte, sest et ega nad ikkagi meelt ei parandanud, muidu nad seal meres uppuma ei oleks tegelikult pidanud. Ja sellepärast on see nii, et aga Jumal päästab tegelikult oma rahvast. Tulen veel kord see Jumala pääste on tegelikult niimoodi, et küsitakse, et kas on pisut neid, kes pääsevad. Jah, põhimõtteliselt küll, pisut on, kes lähevad kitsast väravast sisse, pisut oli, keda võeti Soodomast, pisut oli neid, ütleme, kes tulid seal, ütleme, noalaeva, väga vähe, siis loomad tulid. Mismoodi need 2 looma siis valiti ja need puhtad loomi natuke rohkem näed. Ja ütleme, et see oli selline, et pisut. Ja kallid, sellepärast on see põhimõtteliselt on siin, praegusel hetkel on samamoodi siin selles maailmas. Me kujutame seda asja nagu teistmoodi kuidagi ette, aga põhimõtteliselt on niimoodi, et Jumal teab täpselt, keda tema tegelikult päästa saab, ta ootab nii kaua, kui see viimane lott sealt Soodomast ära tuleb, ennem seda tulde väävlit ei saja. Sellepärast, et ta lihtsalt teab sedasi, sest Abraham juba palvetas ja asi on nagu otsustatud ja ta lihtsalt, et tee need asjad ära. Ja sellepärast on see niimoodi, et meie peame nagu mõistma sedasi, et niimoodi käib see. Me vahest mõtleme sedasi, et kui me nüüd selle evangeeliumi ära kuulutame. Andrei Zapovalov, see pole mul mitte kirjas, kuulasin ühte jutlust, et niisugune normkogudus viimane pealkiri tal oli, et ütles, et kuule, praegu niisuguseid kogudusi saab teha, et internetis on õpetus, et Jeesustki pole vaja. Et seal on terve aasta kava on olemas, kuidas sa teed, kuidas lastel on lõbus ja tead, üldse on ei palvetama ja paastuma ja üldse ega seal pingutama midagi eriti ei pea, sest et kava on kõik olemas, kuidas kõike teha. Ja sellepärast neid õpetusi on kõik kohad täis ja sellepärast, aga vaata, see ei ole see päästmine, mida tegelikult issand meile teeb. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et me ei oleks nagu eksitatud. Tead, Jumal, meie ei saa kõiki päästa. Ezekieli raamatus on, mine märgista need õiged ära. Eks, see on kogu aeg niimoodi. Kes me oleme issand omad, meil on püha vaimu pitser. Need, kes me ei kummarda selle suure metsalise ees. Ja ütleme, et see kõik on niisugune, ei võta metsalise märki, kõik need asjad on nii. Väga selged eraldatud asjad. Ja sellepärast on niimoodi, et on õiged, mis jäävad püsima ja on need kes ei jää tegelikult püsima, sest et õeled lihtsalt hävitatakse. Nii sõna räägib väga selgelt. Ja nüüd on niimoodi, et käsk, lähed lihtsalt Vaaro juurde, 6.13, issand rääkis Moosesega ja Aaroniga andis käsu minna Iisraeli laste ja Vaaro juurde, et viia need Iisraeli lapsed Egiptuse siis välja. Nii nagu Eeljale, mina Ahabi juurde näita ennast. Ja tee seal Karmeli mäel see asi ära, eks. Ja sellepärast on see niimoodi, et nii ta on kallid. Et Vaaroga tuleb rääkida. Ja nii kui ütlesin sedasi, osadel on niimoodi, et meil ei ole neid, võiks ütelda, riiklikke Vaarosid paljudel. Meil on see oma kodu Vaaro, võiks ütelda. Kelle
juurest tuleb välja saada Jumalat teenima, kellel on ja kellel ei ole, noh, on lihtsam see lugu, eks. aga noh, niimoodi on, et vahest on see lihtsalt, et su suguvõsas on see vaaro, kes tegelikult valvab, et sa tegelikult ei läheks ja hoiab sul sabast tegelikult kinni. Aga siin kästi, et kõik tuleb tegelikult selgeks teha, tuleb rääkida. Ja siis minnakse välja ja 7.4 räägitakse, et minnakse välja väehulkadena ja sellepärast ja siis tulevad need suured nuhtlused ja asjad. Ja teate, kes seda nagu tegema hakkavad tegema Mooses ja Aaron. Üks on 80 ja teine 83. Saad aru? Ja niisugused ja noh, ütleme, et Mooses oli 40-selt, oli jõumees, võiks ütelda. Aga ta tuli juba kepiga, eks. Ja sellepärast, kallid, see on nii, et võtta, Jumal on Jumal. Vaata, seal ei ole enam nagu ise tegemise nagu sellist jõudu ega asja ei ole. Ja siis hakkavad need imed ja asjad sündima. Esimene, noh, ütleme, noh, seal viskavad selle kepi maha ja võlurid teevad seda sama. Ja siis Aaroni kepp seal sööb ära need kõik seal siis need võlurite tehtud kepid ja siis on vesi vereks ja siis on nii, et Egiptuse need võlurid tegelikult teevad seda sama. Ja kallid, vaata see veelugu, vesi muutub vereks kõlbmatuks tegelikult, et Niiluse vesi haiseb ja väga raske on. Tegelikult veega on kohtupidamised, vaata üks esimesi kohtupidamisi oli veega. Veega on kohtupidamine, kui seda on väga palju, veega on kohtupidamine, kui seda on väga vähe, eks, ja veega on kohtupidamine, kui see on kõlbmatu. Ja sellepärast on see, need asjad on nagu selliselt täiesti need relvad Jumala käes. Ja vesi, ütlen sedasi, kohtupidamiseks täna kõik ei jõua, rahena, lumena, see on ju vesi, lihtsalt teisel kujul, H2O ikkagi ta on. Ja ta on kohtupidamiseks. Ja mõnes kohas on see praegu niimoodi, et ikka väga, väga raskelt ja muidugi osad asjad internet kui paneb üle, siin ma ühte linna vaatasin sedasi, et oi, see on väga raske olukord, need kommentaarid all, et tavaline talv, et mida te seal kiuksute, et ei ole, ütleme, asi üldse nii hull, aga ütleme, et eks nendel, kellel lugu on vaja teha, ja siis peab ikka äge lugu olema. Aga see selleks, aga üldiselt on ikkagi küll, kus vesi uhub ära ja kus on ikkagi katastroofid käes. Ja siis on, ütleme, ja kõige huvitav on see, et need Egiptuse nõiakunstnikud ise teevad ka endale halba. Kas ei ole analoog praegusest maailmast? Ise tehakse, riigid teevad ise endale halba. Ma ei hakka neid meetodid ütlema, kuidas tehakse, aga lihtsalt võetakse kätte. Teeme ise endale halba praegusel hetkel ka. Ja ütleme, see on selline, midagi teha ei ole. Et oleme, siis on konnad, need häirisid, siis on sääsed. Sääskesid enam need võlurid teha ei suutnud. Nad ütlesid, see on Jumala sõrm. Aga teate, mul tuli meelde see sõna, kui Jeesus ütles, et kui mina Jumala sõrmega ajan kurjasid vaimusid välja, eks, et siis on nagu see Jumala riik on tulnud tegelikult juurde. Kui sääskede tegemine oli, siis oli juba nad nägid nagu seda Jumala sõrme seal ka. Ja siis on parmud, mida enam koosenis ei ole ja siis on loomakatk. Ja teate, need katkusid on ka igasugused, ma korraks vaatasin, et küll need suu- ja sõrataudid ja sigade Aafrika katkud ja kui hakkad neid mõtlema, et neid igasugused punetavad ja punataudid ja asjad on aga seal oli niimoodi, et hobused, eeslid, kaamlid, veised, ütleme selle loomade loetelu ma puudulikult praegusel hetkel loen. Kõik olid tegelikult, seal olid selle taudis, olid seal ka sellel hetkel. Aga laulu 9 ütleb, et aga sinu külge see ei puutu. Sest osad need loomataudid nakkavad inimese külge ka. Ja nii, et Egiptuse kari seal sureb, siis on paised, võlurid ei suuda seal seista nende ees ja ütleme, et aga südamed on ikkagi kogu aeg nagu kõvad. Siis on see rahe lugu. Rahest on terve lugu piibli kohti, ei jõua lugeda. Siis on rohutirtsud, siis on pimedus. Pimedus on tegelikult üks väga suur nuhtlus. Ja vaata sellepärast kes issandat järgib, see ei käi pimeduses, tal on eluvalgus, aga üldiselt on ikkagi inimesed on pimeduses. Ja sellepärast see on tegelikult üks väga suur nuhtlus. Ja nüüd veel üks selline väga oluline ja tähtis asi, mis siit on nagu õppida. Et kui need esmasündinud ka juba surmatakse, siis on see niisugune, et teate, mis asi, ütleme, päästab. Päästis paasad all, veri ukse piitadel, päästab Jeesus,
Jeesuse veri puhastab meid kõigest patust. ja sellepärast on see nii, et ja vaata, ja siis me võime kõiki seda Vana-testamendi sellist õnnistust, millest ma nagu rääkisin, nendest vabadustest ja kõigest tervisest ja rikkusest ja sellest juhtimisest ja hoolitsusest ja kõigest, no meie jumala lastena hakkame tegelikult sellest ka tegelikult osa saama. Nii et midagi erinevat ei ole, nii nagu oli see Vanas Testamendis, nii on ka see Uue Testamendi ajal. Ja sellepärast Jeesus on meie paasatall ja sellepärast sealt tegelikult see lahendus tuleb. Ja vaata, seal on üks huvitav moment, mis mulle silma jäi. Et vaata, seal see paasatallega oli selline lugu, et seal oli, vaata, selle pere on tegelikult päästnud. Ma ei mäletagi, kus koha peal ma selle salmi niimoodi välja kirjutasin. Seal on niimoodi, et seal on 12. peatükis, sa päästsid meie kojad. Vaata, perele tall. Ja sellepärast on see niimoodi, mulle jälle lööb see, et jumal tahab perekondade kaupa päästa meid. Ja sellepärast see on nii tähtis, et me nagu seda mõistaksime, et me selle eest tegelikult seisaksime, et see just niimoodi on. Ja aga nagu näeme, et lähed merest läbi, saatan tuleb ikkagi nagu järgi, sellest, et vaaru tuleb järgi aga peame nagu sellega arvestama. Ja siis on niimoodi, et vaata, kui sa oled päästetud, siis sünnivad võidulaulud. Praegu ütleme, et üks grupp on niimoodi inimesi siin Eestimaal, kes on uuesti hakanud, ütleme, vana võidulaulikut laulma. Laulavad need võidulauliku laula, eks, aga miks need sündisid? See on see päästetud rõõm. Lihtsalt ütleme, et tavaliselt juhtub nii, et iga päästmise lainega sünnivad uued laulud. Uued võidulaulud, sellepärast, et et oli Moosesel oma laul, aga teistel võitudel oli samamoodi oma võidulaulud tegelikult kohe, kui olid ikka need võidud olemas. Ja nüüd on niimoodi, et hakkan lõpetama ja paar ütlemist veel. Eesti rahva selline üldine päästmine on riiklik sündmus. Ja üks teine tähtis lause veel, millega ma lõpetan, ütlen see, aga estrid peavad olema julged, siis tuleb Puurim. Need, kes on kuningakojas, kes on valitsevatel positsioonidel, kõik need estrid, kes te olete kuskil linnavalitsuses või Riigikogus või volikogus, teie vastutus on see, et Puurim tuleks. Aamen. Tõuseme ja oleme palves. Isa, me täname sind. Me täname sind, Jumal, et sina teed oma sõna elavaks. On see Vana Testament või Uus Testament ja me täname sind, Jumal, et me oleme täna võinud seda Egiptusest pääsemise lugu lihtsalt näha nagu sellises Uue Testamendi valguses. Jumal, sinu püha vaimu tööna, sinu vägeva sekkumisena, sinu kairos ajaga meie riigi ja rahva jaoks ja kõigi inimeste jaoks. Isa, me täname, kiidame, ülistame sind. Isa, ma palun seda, et need, kes täna nagu kuulsid ja kelleni see üldse nagu kuidagi jõudis, Isa, ma palun seda, et tee sina just see elavaks ja arusaadavaks, et me võiksime nagu rõõmsad olla, issand, selles. Ja Isa, et aita, et me meeleolu tõuseks, kui me näeme neid nuhtlusi, mis ümberringi on, millega siin selles maailmas sina nuhtled ka praegusel ajal, ütleme siin riike ja rahvaid ja neid olukordasid. Ja Isa, me täna ütleme seda, et Jumal, me täname sind selle koosene eest, mis sa meile Eestimaal oled kinkinud, et sa oled meid hoidnud, Jumal, nende lumeuputuste ja tormide ja kõige veeuputuste ja vulkaanide ja maavärinate ja kõige selle eest. Jumal, me ütleme sulle sellest tänu. Ja Isa, me täname sind, et me tohime täna siiski paluda, et tulgu see riiklik sündmus meie jaoks, kus tegelikult on niimoodi, et me rahvas pöördub sinu poole, et tuleb välja sellest pimeduse riigist, Jumal, sinu armsa poja riiki. Ja sellepärast, Isa, me täname sind, et me võime täna lihtsalt sellele vaarole, vanale saatanale ütelda, et lase see rahvas välja Jumalat teenima Jeesuse nimel. Aamen.